teile meeldivad muinasjutud? No? Kas kellelgi on ka selline mõni lemmiklugu, mis tuleb kohe teile pähe? No näiteks mis? Oskate öelda? Punamütsike. Olete kuulnud punamütsikest? Lumivalgekest? Lumivalgekest oled, jah? Teate, mina tahaksin täna teile lugeda ühe loo. Ja selle loo pealkiri on Lumeit. Võib-olla mõni teist on seda muinasjuttu juba kuulnud. Aga mul on üks selline vahva muinasjutu raamat. See oli tegelikult kunagi minu raamat, et kui mina olin laps, siis loeti minule siit lugusid. Et siin on isegi kirjas kusagil alguses, et see on Triinu raamat. Nii, Triin on siis minu nimi. Nii, aga Lumeit, ma arvan, et me kõik ju ootame tegelikult lund, on nii? Te tahaksite ka minna kelgutama, suusatama. Mul on rooliga lumei. Väga hästi. Et siis loemegi Lumeidest ja loodame, et järsku tuleb siis lumi ka maha. Järsku Lumeid kuuleb seda lugu, et me temast loeme ja saadab meile ka lund. Eks? Hästi. Ja, mis? Lumeit. Ühel lesknaisel oli 2 tütart. Üks oli virk ja ilus, teine laisk ja inetu. Naisele oli aga inetu ja laisk tütar palju armsam, sest too oli ta päris tütar. Teine, tema võõras tütar, pidi majas tegema kogu töö. Iga päev pidi võõras tütar istuma maja ees kaevu ääres ja nii palju ketrama, et sõrmed hakkasid veritsema. Ükskord tahtis ta verd värtnalt maha pesta. Ent kui ta kummardus üle kaevurakke, kukkus värten kaevu. Tüdruk jooksis nuttes võõrasema juurde ja jutustas, mis oli juhtunud. Võõrasema aga ütles halastamatult. Kui lasid värtnal kaevu kukkuda, siis too taga välja. Siis läks tüdruk tagasi kaevule, hirmust hüppaski ta kaevu ja kaotas meelemärkuse. Näete, siin on kaev, kuhu see tüdruk siis hüppas. Kui tüdruk taas teadvusele tuli, lebas ta ilusal päikesepaistelisel aasal, kus sõitses palju lilli. Ta läks mööda aasa edasi, kuni jõudis ahjuni, mis oli leivapätse täis. Need hüüdsid talle. Võta meid ahjust välja, muidu kõrbeme. Tüdruk võttis leivalabida ja tõstis kõik leivad ahjust välja. Siis läks ta edasi. Varsti jõudis ta õunapuuni, mis oli õunade all lookas. Puu palus teda. Raputa mind, kõik õunad on juba valmis. Tüdruk raputaski puud, nii et kõik õunad kukkusid maha. Ta pani need ilusasti kuhja ning läks siis edasi. Näete, siin on leivad ahjus, mille tüdruk siis ilusti välja võttis. Lõpuks jõudis ta majani, mille aknast vaatas välja vana naine. Too ütles tüdrukule, ära karda mind. Kui sa siin majas kõik tööd korralikult ära teed, siis läheb sul hästi. Vaata aga, et sa mu voodit kenasti kohendad, nii et suled lendaksid. Siis sajab maa peal lund. Mina olen Lumeit. Tüdruk oli nõus ja jäi tema juurde. Iga päev tegi ta ära kõik nõutava ning kloppis patju ja pehmeid aluskotte nii, et suled lendasid. Aga ehkki tüdrukul oli Lumeide juures hea põli, tundis ta mõne aja pärast siiski koduigatsust. Ja ta palus Lumeidelt luba koju minna. Lumeid oli sellega nõus ja ütles, kuna sa mind nii truult teenisid, siis saadan sind ise üles. Ta viis tüdruku suure värava ette ja kui too sellest läbi läks, hakkas sadama tihedalt kuldvihma,
ning kogu kuld jäi tüdruku külge. See on sulle selle eest, et olid väga virk, ütles Lumeit ja andis talle tagasi ka kaevu kukkunud värkna. Näete, see tüdruk valati siis kõik kullaga üle, sest ta oli olnud väga virk ja töökas ja Lumeit ilusti aidanud. Lumeit oli, näete, selline. Herman, ole ilusti enne Näete, siis. see oli Lumeit, see, kes meile lund saadab. Nii. Nüüd aga loeme edasi. Ja, Edemann, istu rahulikult. Nii, nüüd loeme siis edasi. Nii, tüdruk läks siis koju tagasi. Siis äkitselt seisis tüdruk juba võõrasema maja ees. Kui ta õue astus, istus kukk kaevurakkel ja kuulutas. Kikeriki, meie kuldne piiga jälle siin. Tüdruk läks tuppa võõrasema juurde ja kuna ta tõi kaasa nii palju kulda, võeti teda väga sõbralikult vastu. Ja kui ta oli kõik ära rääkinud, tahtis ema, et ka tema laisale ja inetule tütrele langeks osaks samasugune õnn. Ka too istus siis kaevu äärde ja torkas endale sõrme, nii et värkel läks veriseks. Siis viskas tüdruk värkna kaevu ja hüppas ise järele. Nagu õde, nii jõudis ka tema ilusale aasale ja asus kohe teele. Näete, et see inetu ja laisk tütar tahtis saada samasugust õnne nagu tema võõrasõde ja ta mõtles, et ta teeb samamoodi. Torkab endale sõrme ja kukub kaevu, hüppab kaevu ja ta lootis, et tema saab siis samasuguse kulla, nagu oli saanud tema õde. Aga tegelikult läks hoopis teistmoodi. Kui ta jõudis ahju juurde, hüüdsid leivapatsid. Võta meid ahjust välja, muidu kõrbeme. Aga laisk vastas, mul pole mingit tahtmist ennast ära määrida ja läks edasi. Varsti jõudis ta õunapuuni. Näete, õunapuu ning õunapuu palus. Näed, õunapuu, istu ilusti. Raputa mind, kõik õunad on juba valmis. Kuid tüdruk vastas ainult, mulle võib ju niiviisi mõni õun veel pähe kukkuda ja läks edasi. Kui ta jõudis Lumeide majja, laskis ta ennast kohe tööle panna. Esimesel päeval võttis ta end kokku ja oli virk. Aga juba järgmisel päeval hakkas ta laisklema. Ning 3. päeval ei tulnud ta pehmest voodist üldse enam välja. Ja Lumeide voodit ei kohendanud ta sugugi. Siis ütles Lumeid talle teenistuse üles. Laisk tüdruk rõõmustas ja mõtles, et nüüd tasutakse talle ka kullaga. Lumeid viis ka tema värava juurde. Aga kui tüdruk täpselt selle all seisis, valati talle kaela musta pigi, mis kleepus kõvasti ta külge kinni. See on tasu sinu laiskuse eest, ütles Lumeit ja sulges värava. Näete, kui teine tüdruk sai siit väravast endale kulda kaela, siis see tüdruk, kes oli olnud laisk ja lohakas ja ei viitsinud aidata Lumeite, temale kallati hoopiski pigi kaela. Pigi on üks selline hästi must aine, mis ei tule üldse küljest ära. Ja siit ka. Ja nüüd on viimane. Ja kui laisk tüdruk koju jõudis, kuulutas kukk kaevurakkelt. Kikeriki, meie pigine piiga jälle siin. Tüdruk võis end küürida, kui palju tahtis. Aga pigiseks jäi ta oma elupäevade lõpuni. Nüüd on loetud või? Ja selline lugu. Tasa. Võt selline lugu oli siis.